Tere, olen Raigo Hot Coca-Cola Aasma ja täna näitan, mis võib juhtuda, kui Hero'le jagatakse kätte kaks paari, ehk siis viied ja kahad. Rõhk on just väikestel paaridel, ehk siis beebipocketitel, nagu näiteks neljad, kolmed, viied, kolmed, seitsmed, kahed, seitsmed, kolmed ja nii edasi. Tegelikkuses ei soovitata seda kätt näiteks üldsegi praegu mängida, aga üritan ennast parandada ja üritan ka teistele mängijatele selleks teha, et standard Six-Max Omaha mängus, kus on 6 mängijat, isegi deep olles, siis ei soovitata seda kätt mängida. Sellepärast, et tihtipeale set flopates võime olla juba peaaegu surnud ja vastaste trood ja kõik muud tekitavad aina suurt segadust, et ei soovitata seda kätt üldse sellises positsioonis mängida nagu UTG+1. Küll aga kui Hero oleks buttoni peal, siis vabalt. Aga igastahes ma nüüd üritan teile näidata, kuidas seda kätt mitte mängida. UTG-st tuleb avang. Mina selle koolin, siinkohal tuleks see käsi foldida, teha kerge fold, sest et peale meid on agressiivne regular, kes võib vabalt meid 3 petida ja hiljem võime olla väga raskes olukorras, sest et vastane on 150 big blindi deep ehk siis $303 ja meie katame kogu laua ära ja peale selle on veel big blindil väga agressiivne regular, kes samuti võib 3 ja 4 petida. Seega meie kool on siin tegelikult väga halb ja väga nõrk. Sellegipoolest mina koolis ka regular, Spotify, button foldives, small blind, bot petib. Reisib $28 ja UTG koolib, nüüd mulle antakse juba ootsid ja nüüd ma ei saa seda foldida, kuigi oleks juba pidanud preflop foldima, sest et eriti multivay-botides set flopata ei pruugi nagu see väga hea olla ja kui me flopame seti, siis vastased võivad seal vahelt olla väga tugevate troodega ja tihtipeale ka meid, et me saaks rida flopata või reatõmbeid, vajame selliseid madalaid kaarte nagu näiteks äss, aga tihtipeale kui me reisitel on, siis äss võib neil vabalt juba käes olla. Igastahes koolisin ja peale mind regular koolis ka. Flop on meile täiesti mööda ja Hero on praegu check foldi peal. Esialgne agressor Plustig otsustab checkida. Messing checkib, me checkime ka. Spotify checkib. Selles suhtes, et meie ei kavatse siinkohal selle botti maha võtta, sest et meil on väga-väga nõrk käsi. Turn on väga huvitav, ruutu 2. Nüüd on laual reatõmbed ja nii ruutu kui ristimass tõmbe. Ja preflopi esialgne agressor liidib täpselt pool panka. UTG koolib ja minu esialgsed mõtted olid sellised, et Bluestigil rida ei ole, reaga ta oleks enda kätt kaitsnud ja C pettinud. Seal on kas mingisugune poisid eemandad risti või ruutu tõmmetega või mingisugused igastahes, mõlemal on siin tõmbekäsi. Eriti Messingil, sellepärast et tema valmis reaga ja double flush throw'ga tõenäoliselt praegu reisiks, reaga ta reisiks kindlasti, aga double flush throw'ga
võib praegu koolida ainult. Ja kuna meil on low set, siis ma arvan, et võime siin vabalt üle reisida boti. Ainuke, peale meid on veel Spotify, aga kuna tema oli flopil viimane agressor, siis ma ei näe, kuidas temal saaks mingisugune käsi olla, sest et isegi kui temal oleks rida, oleks ta panustanud, kas vähe, keskmiselt või väga palju, oleneb, aga igal juhul oleks panustanud. Et seega ma arvan, et meie peame kindlasti siin reisima, sest kool on väga nõrk ja põhimõtteliselt kõik riverid, mis maha tulevad, meile nagu väga ei meeldi, nii et ja meie botime. Peale mida käivitub huvitav action, peale meid siis regular Spotify läheb all inni. Selleks hetkeks ma olin suhteliselt kindel, et kas Spotify omab juba rida või on siin set pluss flash draw või double flash draw üle kaartidega, cutshotidega, ehk siis mingi väga monster käsi. Selle Spotify liigutus mulle nagu üldse ei meeldinud, sest et ma teadsin, et see on väga tugev. Huvitaval kombel esialgne agressor läheb samuti all-inni ja siis UTG foldib ja mina ei saa enam foldida. Otsustan selle ära koolida muidugi ja river on veel ruutu emand ehk siis kõik asjad jõudsid kohale, mis veel, kui keegi nagu reaalselt tõmbe peal olid. Ja UTG ja small blind siis nagu esialgne agressor näitabki, ehk siis floppas top 2 paari ja Turni sai nut masti tõmbe, mis riverisse tuli nagu kokku ja see lõpetas nut mastiga. Tema poolt nagu huvitavalt mängitud, iseenesest ei ole kõige halvemini mängitud, sest et multivei me vaatasime 4 floppi, tema top 2 paari sellise väga märjal laual on tegelikult suhteliselt nõrk, et ma arvan, et tema poolne tšekk oli ka päris hea. Ja meie kaotasime ja siis Spotify'l oli siis flopatud rida 9-7-ga, mis on nagu väga üllatav, sest et tegemist on sellise vägagi normaalse ja regulariga, kes reaalselt vist peaks olema võitev. Ja tegemist on ka suhteliselt nagu agressiivse regulariga, et ma nagu väga ei saanud aru, miks tema nagu otsustas selle flopi nagu läbi tšekkida, kuigi ma arvan, et see ei ole kõige halvem liigutus, sest et top paar ja nut rida on tal ja backdoor flush draw'sid tal ei ole ja kui ta tõenäoliselt petib, siis üks meist 3 võib väga kergelt all inni minna seal flush draw pluss kõrgemate reatõmmetega või siis juba reaga ja redraw'ga, et ma arvan, et Spotify mängis selle käe väga hästi, võttis safe turn kaardi ja suurendas enda equity't. Et turn oli muidugi meeletu action kaart, mis andis small blindile siis top 2 paari pluss nut flush tõmbe. Minul andis low seti ja siis Spotify'l oli siis nagu rida ilma redraw'ta, et $1200 bot, et ma nüüd üritan vaadata, mitu, juba aeglane on see. Nii. Ja meil oli siis 53% equity't, mis on tegelikult päris hea. Ja huvitav on see, et Spotify'l ehk siis mängijal, kellel oli flopatud nut rida, oli vaid 23% equity't. Ja siis Bluestickill oli ka 23% equity't bot võita top 2 paari ja
not flush draw'ga. Või siis, ei ma vist sain siin valesti aru. Vot, see oli vist õige. Törnis ikka. Mul oli 36%, Spotify'l 32% ja Bluestickil ka 32%. Seega see on huvitav jaotus. Ja nagu ma ütlesin, hoiduge sellistest kätest. Neid on pigem hea mängida kas cut-offilt või buttonilt, eriti kui nad on tablusuited, aga sellises positsioonis, ehk põhimõtteliselt middle positionis ja deep mängus see ei ole nagu väga soovitatav, sest et jamad võivad olla väga suured ja katastroofilised. Tšau!